no ütleme nii, kodusid tööd on ilusti peaaegu kõik tehtud, kõik on super. Ja nüüd siis tulen selle juurde, kuna juba päeval tahtsid paljud, et ma räägiksin, kas UFO-de, võib-olla, et UFO-de juhivad Eesti riiki. Kuna mul endal on UFO-dega suur kogemus, on ju, sellepärast inimesed pöördusid minu poole. Et mul on 4 aastat UFO kodus. Ja mis ma teile öelda võin, minu arvamus on väga siuke, võib-olla mitte, ei tea, aga ma järeldan nagu, vaata kaluri haridusega oled sa ikkagi õppinud seda loogilist mõtlemist, on ju. Ja kui sa mõtled natukene, praegu hakkadki nagu võtma oma UFO-t, mis sul kodus on ja mis seal toimub Riigikogus, siis ma võin nagu kuskil niimoodi 90% öelda, et võib olla. Põhiliselt tegelunski nüüd, kes seal siis on. Ma ei ole kellegi vastu ja ärge võtke seda solvangu ega midagi. Põhiliselt tegelikult, kes seal on Jürka, Martin ja siis Kaja. Nüüd ma lähtuks paarist asjast. Ütleme niimoodi, et UFO-del, nagu ma näen oma UFO pealt, tal süüa vaja ei ole. Minu UFO ei söö mitte kunagi. Siis, ja nagu ma tean, siis tal mingit raha ka vaja ei ole. Sealt ma järeldun lihtsalt, et nad on nagu mesilaspere. Tulevad välja, saavad töökohustuse ja siis saavad vastutasuks süüa või siis krõpsu või midagi. Ma olen tähendanud, et minu UFO krõpsu sööb. Tal meeldib krõpsu. Mitte midagi muud ei söö. Ta käib kuskilt seal metsas, ma ei tea, kas vahetuvad. Ma ise arvan, et tal on seal kalpaki all 2 väikest mehikest. Üks, kes sikutab füüsiliselt, su käed jalad töötaks siukseid kange, ja siis teine proovib siis kaasas käia mentalitaatse süsteemiga, et õigel ajal suu lahti teha. Ja ma olen nagu tähendanud, et talle meeldib krõpsud, trimmersi krõpsu sööb. Ma ei tea, kas need lasevad siis pangega, kui ta sööb, panevad ta sööma seal õigete kangidega tõmbavad, et siis lasevad talle pange alla, et sinna kukuks midagi, siis sikutavad üles või ma ei kujuta ette, kuidas süsteem neil siin töötab, aga vahet ei ole. Nii, tagasi tulles. Asja juurde on see, et põhiliselt, kelle ümber kogu aeg jutt käib, on Jürka, Martin ja Kaja. Jürka see olla ei saa, sellepärast Jürkal on päris suur kogus, ütleme nii, et Jürka on näha, et tal meeldib süüa. Martin on selline, kes võiks teoreetiliselt ja praktiliselt välja anda UFO kuju. Aga kuna ta isa on vana Mart, kes on vanakooli vend, karmikäega vend, siis ma arvan, et ta raliks välja, kui ta on UFO kodus. Ja ta nüpeldaks selle teksaks lihtsalt uksest välja. Siis ma arvan, et Martinil võib ka kriipsu peale tulla. Nii, lähme edasi. Kaja on selline teema. Nüüd ma olen paar päeva sõitnud siin edasi-tagasi igal pool merel käinud ja värgid-särgid, siis ma olen mõelnud selle peale, et temal nagu kattuvad küll mõned asjad. Aga see ei tähenda, et ta on UFO. Et kattub just see, et kunagi oli üks artikkel, keegi näitas mulle, et tal ema-isal ei ole raha vaja. Olla vala. Sealt hakkab välja kujunema selline asi, et UFO-del ka raha vaja ei ole. UFO-d on ju nagu mesilaspere. Neil on kõigil oma töökohustus ja krõpsu. No selle järgi minu UFO tahab krõpsu saada. Ma arvan, et meile antakse krõpsu. Saab oma paki krõpsu ja ongi korras. Üleval need kalpaki all need mehikesed korredi töötavad ja saavad krõpsu süüa ja ongi timmis. Sest miks ta ema-isal raha vaja ei ole? Või toetusi või midagi. Nii. Et see pani juba mind mõtlema. Plus Kaja ei näe just eriti suur välja. Ütleme, et seal on ka nagu võib-olla sööb vähem. Et sealt nagu kõik need asjad klapiksid nagu hästi kokku, et Kaja võib olla UFO. Ja teine, mis ma nüüd hakkasin mõtlema, on kui sa vaatad, ega siis ongi selline süsteem, et kui ta istub seal kuskil, siis jääb mulje, et see vend, kes on kalpaki all füüsiliste elementide peal, nagu käed, jalad, siis see ju ei pea muhvigi tegema, siis võib-olla see sööb krõpsu. Ja siis seal kalpaki all teine lihtsalt ei kuule, millest õieti räägitakse või mida. Sellepärast siis tulebki välja nii, et see, kes ei kuule õieti, see tõmbab mingid valesid kange ja siis tehaksegi valesid otsuseid. Et see võib olla niimoodi. Aga seda ei saa ju kuskilt, sest kui sa vaatad isegi, kui on kuskil nagu seal EU-s on ta käinud,
siis ta teeb ka ju siukseid asju seal, mis tavaliselt ei tehta, vaata, siis tuleb välja, et need sepad võib-olla ei kuule õieti seal. Või siis võib-olla üks sööb, teine kuradi ei kuule õieti ja sikutab mingit valet kangi ja sealt ongi siuke jama koos. Et kui Eesti maksumaksja raha arutatakse kuhu või mis me teeme sellega, onju, siis mehikesed kalpaki all lasevad rahulikult krõpsu sisse, onju. Võib-olla ei tea ju, sunnivad, võib-olla tõmbavad siukseid kange, et Kaja käsi läheb mingi alkopudeli järgi, kaanib omale sisse, need lükkavad jälle kuskilt ämbri alla, lasevad talle ämbrisse kohe otsa, kikutavad üles ja niimoodi joovad võib-olla seal. Sest midagi peab mäda olema, siis saa siukseid otsuseid vastu võtta. Nüüd Eesti maksumaksja raha tuleb, saadame selle kõik Nicaraguasse kuskile. Tuleks nagu oma ninala vaadata, seal on ju, mis kõik on ju läinud 2-3 korda kallimaks ja kõik tõuseb ju veel, aga kus on pensionid ja laste rahad ja sellised, mille eest neid siis oma inimesi tuleks väita, see on Eesti maksumaksja raha. Ega ma ju ei väida seda, et kedagi ei pea ju toetama, muidugi peab toetama. Ma toetan ise hästi palju seda, et sa peadki toetama, aga sa pead ikkagi vaatama ju oma inimeste järgi, kõik peab olema nagu võrdne. Aga seal ongi siuke, vaata, kui ta on seal EU-s kuskil kõik saadikud või kõvad venad tulevad kokku, siis Kaja teeb pulli seal hoopis on ju. Et sealt küll mulje, et võib-olla tõesti seal kalpaki all on väiksed mehikesed ja söövad krõpsu ja teevad ka pulli, vaata. Et ma võiks ju ise olla seal parlamendis ja pulli teha, aga siis ma ei ole pullivaene inimene, ma oskan ka pulli teha. Ma ei tea jah, et sealt teie küsimus ei ole vastus, et kas te ise mõelge nüüd edasi, kas võib olla või või olla meie riigi juhide ufod või ma ei tea ju sellest, aga kui lähtuda mõningatest asjadest ja vaadata, mis minu ufo kodus teeb, siis on tal väga suur sarnasus Kajaga.